tere, mina olen Markus. Ja mina olen Eva-Lotta ja tänases saates uurime, kuidas maitseb inimestele meie kooli toit. Ja kui paljud peavad vahetusjalanõusid vajalikuks ja kas nad ka kannavad neid. Seega, head vaatamist. Kuidas hindad meie kooli toitu 5 päljusüsteemis? Väga hea on, sest just, et siin on nagu salat juures. Salat, jah? Kuidas siiamaani on maitsed? Kuidas olete rahunenud? See kastelukõtse soolsus on nagu paras. Täitsa normaalne. Normaalne. Kuidas hindad seda 5 päljusüsteemis? Paneks ühe tugeva 3. Ja mida arvate salatitest, mis siin pakutakse? See salat on väga hea. Ja leidsime ühe meie kõige suurematest fännidest. Tere! Tere! Kuidas hindate meie kooli toitu? Ma hindan seda päris normaalselt. Mis hinde paneksite 5 päljusüsteemis? 4. 4. Mida arvate meie kooli pakutavatest salatitest? Mõned on põhimõtteliselt päris maitsvad, mõned tavalisemad, kui on siis seda porgandist salatit. 4. 5 päljusüsteemis siis 4-ga, jah? Okei, aga mida arvate meie kooli poolt pakutavatest salatitest? Need on väga hea, maitsvad. Mis sa arvad kooli söögist? Täitsa normaalne. Ja kui... Mida arvate kooli vahetusjalanõudest, kas need on vajalikud? Ma usun, et on vajalikud, sest jah, hakkavad päris kohast haisema. Ja kas te ise kannate vahetusjalanõudest? Jah, kannan küll. Ma olen selle poolt, see on väga tore, sest et hästi halb on, kui koolikoridorid on täis mingit muda ja muud asja. No, mitte nii eriti. Kas ise kannate vahetusjalanõudest? Ei, mitte, ei. Pole kunagi kannad? Ei, olen küll tegelikult kandnud. Ma esimesel veerandil ma kandsin neid koerasusse, aga ma ei tea, kuhu ma panin need. Kusagil kodus on. Ja nüüd lühike info ka. Nimelt saab iga hommik kell 7.40 kuni kell 8.00 hommikust tasuta putru. Pelgulinna gümnaasium Tallinnas alustas üsna omapärase projektiga. Nimelt pakutakse sealsetele lastele tasuta hommikuputru. Hommikupuder on lausa nii populaarne, et lapsed tulevad kooli kohale peab tund varem. Ma tulin kõige esimesena kooli, mitte kedagi ei olnud peale minu ja kantaruppi tädi. Mis kell see juba oli siis? Mingi 7 ja 9 minutit. Aga kuidas sulle meeldib see mõte, et iga hommikul koolis sooja putru saab? Mulle see on hea mõte. See oli nii maitsev puder, tõesti. Kas viimased jäävad ilma siis? No viimased jäävad tõesti jääb viimaseks vahest. Koostöös Ole Terve seltsi Veskimati Selveri ja Keelun kaubaga alustatud pudruhommikul on populaarsed ka õpetajate seas. Me peame kindlasti maitsma, mis meie lastele süüa antakse. Me peame seda teadma. Aga muidu ikkagi õpetajad söövad kodus, ikkagi jõuavad teha oma pudrud ikkagi lastele, ikka kõige paljudele lastele. Me täna lihtsalt tahtsime maitsta, mis maitsega see pudru on. Kui oma tuttavatega rääkides, siis tihti peale, kui ma olen küsinud, et kas te hommikus sööte, siis ei jõua hommikus teha. Ja toitumisharjumused, kõik see saab tegelikult ju kodust alguse. Projekti eesmärk on see, et propageerida tervislikku toitumist. Et ei jääks mulje, et natukene näljasena võib-olla saab säilitada paremini saledat joont. Kui esimesel päeval veel lapsed ei julgenud tulla või ei osanud tulla või millegi pärast veel ei uskunud oma silmi võib-olla, siis nüüd rohkem ja rohkem neid lapsi tuleb juurde. Täna on juba neid ligi 100 olnud siin. Kell on täpselt 8, õpilased on tundidesse läinud ja tänaseks on hommikupudru söömisaeg läbi. Kuid homme pakutakse siin juba kaeraputru. Ja selline oligi tänane saade. Nii et hommikuti sööklas kohtume. Vaatamiseni!